Istusin kord Himaalaja mäestikus oja kaldal, võtsin veest ilusa ümmarguse kõva kivi ja lõin selle katki. See oli sees täiesti kuiv. Kivi oli olnud kaua vees, kuid vesi polnud suutnud tungida tema sisse. Sellised on ka eurooplased, mõtles see hindu päritolu kristlane. 100 aastat on nad ligunenud Kristuses, nad on uppunud selle õnnistustesse. Nad elavad Kristuses, kuid usk ei ole pääsenud nende sisemusse ega ela nende sees. Põhjus ei ole risti usus, vaid südamete kõvaduses. Sellepärast ei ole ka midagi imestada, et paljud inimesed ei tea, kes on Kristus. Tundub, et need sõnad käivad eriti just meie eestlaste, eestimaalaste kohta. Meie maad ühtakse Jumalapoja ema järgi Maarja maaks. Meie juured, meie kultuur on kindlalt risti usus, Kristluses. Ja ikkagi ei tea paljud eestlased, kes on Kristus, ega tahagi teada. Kas ei tulene sellest ka kõik need probleemid, millega me oma elus, oma riigis rahul ei ole? Kuid seda juttu ei peaks rääkima mitte teile. Teie olete teinud õige valiku. Te olete täna Eesti sünnipäeval tulnud siia Jumala kotta, et seda tähtpäeva vääriliselt tähistada. Tuua tänu ja kiitlust Jumalale selle õnnistuse ees, mida ta meie maale rahvale on lasknud osaks saada. Tuua tänu ja kiitlust selle eest, et ta on seda väikest maalapikest Eestimaad nii palju armastanud. On nii palju armastanud igaüht meist, sind ja mind. Nii palju, et ta oma ainusündinud pojal on lasknud meie eest elu anda. Selle eest, et Kristuse risti alla saame maha panna oma koormat, mis meid on vaeva.